6. käigu paneb sisse Unibet, mängijatelt mängijatele. Podcasti 6. käik toob teieni autolaen Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank. Tere kaunist talvekuud ja kaunist talveimma kõikidele rallisõpradele, kes meid kuulavad Eestist, kes kuulavad kuskilt mujalt, siis seda ilma, mis teil parasjagu on. Ott Tänak on värskelt teatanud, et liitub järgmiseks aastaks või uueks hooajaks M-spordi tiimiga. Sel teemal teeme erisaate 6. käigus. Teisel pool telefonitoru on Roland Poom. Tervist! No tere õhtust! Tore siia vahele väike saade teha. Ma arvasin, et juba peab jaanuarini ootama. Jah. Kas sinu süda täna helises, kui see uudis tuli? Ja kus sa seda esimesena kuulsid? Vat, kontroll. Kuule, ma arvan, et võiks öelda küll, et helises, aga ma tegelikult just rääkisin sinuga, kui ma võtsin Facebooki lahti, vaatasin, et okei, uudis on tulnud, et asi on kinnitatud. No eks seda oli oodata, aga ma arvan, et selline paras ärevus oli ikkagi sees, et kumb otsus nii-öelda tuleb, et kas ollakse kodus või sõidetakse M-spordiga, et ega seal teist mingit muud otsust nagu ei olekski olnud. On siis Tänak, nagu öeldakse, tagasi kodus, sest esimest korda liitus Ott M-spordiga 2011, jõudis nende ridades juba järgmisel hooajal esimest korda ka poodiumile ja viimati sõitis ta siis selles tiimis 2017 ja 2018 teatavasti liikus edasi Toyotasse ja viimased 2 aastat on teatavasti sõitnud Hyundais. Kuidas meil Hyundais läks, seda teavad kõik, isegi eesmärk oli jätkata maailmameistritiitli jada, aga üks probleem ajas teist taga. Lõppkokkuvõttes ikkagi maailmameistriks teist korda ei tulnud, tuli tänavu teiseks. Aga no Roland, küsimus sulle, kas uuel aastal ootame nüüd veel suurema innuga maailmameistritiitlit? No kindlasti, aga kõigepealt ma natuke võtaks selle hooaja alguse poole kokku, et mis me oleme rääkinud siin hooaja alguses. Sina, Gunnar, ma arvan, et võis olla umbes 4-5 ralli, kui sina hakkasid rääkima, et huvitav, kas Ott Tänak võiks hakata meeskonna vahetuse peale mõtlema. Ja ma ütlesin, et ma ei usu, aga ainuke koht, kuhu ta võiks minna, oleks M-sport, kuhu ta läheb karjääri lõpetama. Nüüd tegelikult mõlemad me saime natukene nagu sellele tuleviku ennustatud seal hooaja alguse poole. Aga mis on tore kõigepealt muidugi selle lepingu koha pealt on see, et ma sain aru, et see on mitme aasta leping, et tegemist ei ole 1 aastaga, et Ott tõenäoliselt enne sealt ära ei tule, kui see teine maailmameistri tiitel on võetud ja siis tohib oma karjääri kokku tõmmata, et see oli kindlasti sellest lepingust punkt, millest ma sain aru läbi Dirtfishi, et nii on. Aga järgmine aasta kindlasti eriti põnev saab see kindlasti olema, sest me teame M-sporti ja me teame, milleks on M-sport olnud võimeline, kui seal on ka maailma tasemel sõitja taga. Me teame, mida tehti Sebastian Ogieriga 2 aastat järjest, 2017 ja 2018. Nii et ma arvan, et ega see tulevane aasta saab olema kindlasti tiitli peale sõitmine, sest ma ei tea, kas sa nägid, et M-sport postitas ka sellise lühikese vlogi üles. Jaa, see ei ole üldse mitte lühike, vaid ma jõudsin seda ainult 2 minutit vaadata, see minu läks veel pikalt edasi. Jaa, just oli 10 minutit, aga sealt oli juba näha, et Ott nagu, ta tegeles nii pisidetailidega seal esimesel testil, mingite häältega, mis kohati sisse tulid autosse ja ta nõudis, et põhimõtteliselt nendega tööd tegema, et need peab eemaldama, et need hakkavad häirima sõites, et sealt oli juba näha seda, et okei, ta teeb esimest testi ja selline korralik peenhäälestus juba käib tegelikult, nii et sealt oli näha sellist positiivsust kindlasti, et tööd hakatakse kõvasti tegema. Kas sa ilma järgi umbes raalisid välja, millal see test võis toimuda, sest mingid kõlakad, et Otti on kuskil nähtud lennujaamas minemas sinna. No need on viimased paar nädalat ju ringlenud, et kas see võis olla üsna värske test pärast Jaapani rallit? Ja ma arvan, et see oli üsna värske test, sest
nagu Facebooki gruppides, ma ei tea, kas inimesed jälitavad Otti või mitte, aga hiljuti postitati, et Ott läks lennuki peale ja sõitis kuhugi. Ühesõnaga, tõenäoliselt on suht hiljutine ilmajärgi ka, Walesi või mis Walesi, selle UK ilmajärgi on keeruline midagi oletada, kogu aeg vihma sajab. Et aga kindlasti see pidi olema hiljutine, paari nädala jooksul tehtud video. Jaa, kus siit edasi minna? Ott Tänak ise on ka värskelt andnud siis mitte nüüd päris ametlikud laused, vaid Dirtfishile, ütlemegi poolametlik, sest tal selline hea sõbramehe suhe selle portaaliga on siis öelnud, et variant oli siis kas sõita M-Sporti või kodus punase traktoriga, eks? Ja tegelikult see oli üpriski, ma ütleks, et päris huvitav lugemine, eriti see lõik sealt, sest päris raju otsus pidi see olema. Kui see nüüd vastab tõele, siis ta tuli Hyundai'st ära niimoodi, et tal ei olnud mitte midagi. Ta ei olnud isegi võib-olla Wilsoniga rääkinud veel. Et see näitab, kui pettunud ta pidi Hyundai's olema, kui sa saad aru, mis ma mõtlen. Ma mõtlesin jälle teistmoodi. Frustratsioon oli niivõrd suur. Ja see on selles mõttes lahe, et ta nagu otsustaski, et ta on pigem kodus, kui ta sõidab Hyundai'ga. Aga näed, siis ütleski, et tore oli, et Wilson korjast üles, et see oligi ta ainuke lahendus, et Toyota ei olnud võimalus selleks hetkeks, kui otsus oli tehtud, et Hyundai'st ära tuleb. Ma jällegi mõtlesin niimoodi, enne kui ma nüüd seda intervjuud lugesin, ega me ju ei tea, kas ta siin ka täit tõde räägib. Võib-olla midagi jättis rääkimata, midagi pani juurde. Et kui ta ikkagi niimoodi suure pauguga sealt Hyundai'st lahkus, et ma arvan, et ta aimas, et või vähemalt mingid jutud olid käimas, et M-Sporti naasmine on päevakorral? No minu meelest oli ikkagi kõigepealt pikalt räägiti Toyota ja ka minu meelest mingil hetkel tekkis Toyotas Latvala poolt kommentaar, et okei, et meil ei olegi ikkagi meeskond paigas, kui ennem räägiti pikalt, et meeskond on paigas, on ju. Et ma ei tea, täit tõde kindlasti ei ole, aga vähemalt see, mis tema ütles, andis mõista küll, et Hyundai's tema ei ole nõus sõitma ja pigem ta on kodus. Kas see on M-Sport või Toyota, Toyota see ilmselgelt ei olnud. Sellest ma sain vähemalt intervjuu järgi aru, et sellest ta sai ta ikka ka ise juba varakult aru, et Toyota ei ole variant. Aga et M-Sport ta üles korjas oli selles mõttes, võis eeldada, kes ikka jätab maailmameistri ilma sõita kohata, on ju. Et eks ta ilmselt arvas, et ta sinna koju nii-öelda vanasse kodusse naaseb. Aga jah, kas see otsus nüüd tehti Hyundai'st lahkuda niimoodi, et polnud mitte ühtegi nii-öelda vestlust veel peetud või oli, seda me ei tea, aga kindlasti midagi nii-öelda lukus ei olnud veel, ma arvan. Ma loen siit mõned lõigud sellest Dirtfishi intervjuust veel ette, et tahtsin olla kohas, kus saab täielikult keskenduda sellele, mis on meeskonna või minu võimuses, et tiitli nimel heidelda. See oli kindlasti üks põhjustest, miks kaalusin M-Spordiga liitumist. Loomulikult on minu eesmärk sõitjate MM-tiitel, rääkis saarlane Dirtfishile. Tänak lisas, et teab, milleks on M-Sport võimeline ning Ford Puma masin on paistnud algusest peale tugev. Nii, tsitaat. Siin on baas, mille pealt saab ehitada ja edasi minna. Samuti on tiimi taga Ford, kes on väga huvitatud ja tahab näidata, et saavad rallimaailmas edukalt hakkama. Võtaks kinni sellest lausest, et kus sai M-Sport nüüd järsku raha Tänaku palkamiseks? No eks Wilson kuskilt pidi natuke oma kukrut võib-olla kergitama, et sai ju ka 2017 aastal Sebastian Ogieri ja Ott Tänakut koos meeskonnas hoitud. Nii et jah, kuskilt igal juhul leiti. Kui palju on nüüd Ford, kas Ford on tulnud rohkem M-Sporti toetama, et selles on küsimus. Kui on, siis ma kujutan ette, et suured asjad võivad juhtuma hakata, sest me oleme iga aasta näinud, et kui tuleb nüüd uus generatsioon WRC autos, M-Sport on kohe olemas tipus, sest nad alustab kõige varem testimistega, neil on väga head insenerid, aga nagu kuusse või hooajast see nagu tase langeb. Teised tulevad järgi, teistel on rohkem võimalusi. Kui Ford on tulnud rohkemalt M-Sporti toetama, siis on, ma kujutan ette, see võimalus Ottil seda maailmameistri tiitlit püüdma minna oluliselt suurem. Ikka oluliselt suurem, nii et
eks me näe, võib-olla tuleb siin jooksvalt ka infot ja eks me ka autokujunduse järgi võib-olla hakkame varsti aru saama, kas Ford on rohkem taga või ei ole. Ma viskan õhku teise võimaluse, et äkki on taga Red Bull, kes pole veel Otiga käe löömisest teatanud, aga teatab lähipäevil. Ma ütleks, no ühesõnaga ma tean nagu mingit mõneaastast Red Bulli tausta ja Ott Tänaku tausta, et selle põhjal ma ütleks, et see ei saa nii olema. Aga mine tea, võib-olla on asjad muutunud ja võib-olla on Red Bull meeskonnana taga. Et kas ta nüüd tuleb Ott Tänaku personaalseks nii-öelda sponsoriks, ma võiks kahtlen sellest, aga meeskonna toetamises miks mitte, kõik on võimalik. Jätkan selle uudise tsiteerimist, et Tänak ütles veel mitte M-Spordi, vaid Dirtfishile, et M-Spordi omaniku Wilsoniga on tal alati olnud head suhted. Tsitaat algab, kõik, mis juhtus 2002 ja nii edasi, Malcolm ei teinud midagi valesti, meenutas ta hooaega, kus siis Malcolm ta sisuliselt vallandas. Tänaku sõnul sai ta M-Spordi aastatel häid õppetunde. Malcolm on spordiinimene, kes mõistab ka ärimaailma väga hästi. Ta saab aru, mis minu eesmärgid on ja miks tagasi tulin. Ma ei tulnud siia nalja tegema ja ta saab sellest väga hästi aru. Väga huvitav. Ja loomulikult, aga eks see on selline lihtsalt ühesõnaga ilusti kokkuvõttev tekst, on ju. Me teame lihtsalt mõlemad, et Malcolm tahab olla tipus täpselt samamoodi nagu Ott. No tal ei ole seda võimalust varem olnud ja sellised juhtumused nagu praegu on, et Ott liitub M-Spordiga, sellised asjad juhtuvadki väga harva mingite suurte asjade tagajärjel, nagu oli 2016 Volkswageni lahkumine. Järsku olid tippsõitjad vabad, oli võimalus võtta. Samamoodi nüüd. Ott pole rahul Hyundaiga, läheb minema. M-Sport korjab ta üles, et tihti sellised asja ei juhtu. Kui juhtub, siis Malcolm alati leiab selle lahenduse, et sealt nagu oma kasu lõigata. Ja olgem ausad, kui M-Sport on maailmameister, siis kindlasti ka see automüük läheb paremini M-Spordil, mis ongi nende äri. Et selles mõttes tema jaoks on oluline tipus olla. Spordile lisab hoogu Unibet TV, kus saad aastas tasuta vaadata ligemale 100 000 võistlust otseülekandena. Unibet, mängijatelt mängijatele. Spekuleeriks veel teemal, et meil tegelikult M-Spordis või Fordiga sõidab ka teine eestlane järgmisel hooajal, küll mitte Rally 1 autoga, vaid Rally 2 autoga võitis ju Robert Virves juunioride maailmameistritiitli ja koos sellega võimaluse 5 etapil Ford Puma Rally 2 autoga kihutada. Kuivõrd võib hakata looma seost Oti ja Robert Virvese vahel mingiks, ma ei tea, koostööks? No tegelikult see koostöö ju selles on alanud neil juba, et Ott Tänak toetab väga palju nõu ja jõuga Robert Virves, nagu me oleme aru saanud, et Robert ei ole nagu salanud, et Ott Tänak on ka rahaliselt aidanud siis sellel hooajal teda, et kui tal keeruline oli, nii et see koostöö kindlasti on seal olemas ja ma usun, et see, et nad koos ühes meeskonnas sõidavad, see tähendab, et nad hakkavad tõenäoliselt ühe telgi all olema, et see lihtsalt aina rohkem seob neid, mida kindlasti oleks vaja, et kui me eeldame, et Ott Tänak siin paar hooaega võib-olla sõidab on ju veel, enne kui lõpetab oma sellise professionaalse karjääri, siis ma usun, et vähemalt ta enda poolt teeb kõik, et Robertil oleks koht edasi seal ja võimalus jätkata ja nii-öelda, et eestlane oleks ikkagi pildis olemas. Kui palju nagu täpsemalt see kõik seal, ma ei tea, kuidas see välja nägema hakkab, seda ei oska praegu öelda, aga igal juhul me teame, et nagu Ott Tänak on Virvese seljadega olemas. Ja kuskil on veel ka Redgrade tiim, mis pole ka teatanud, mis nendest ju järgmisel aastal saab? No see on isegi võib-olla kõige suurem küsimärk praegu, et teatavasti ju Redgrade on ametlik Hyundai WRC2 programmi nii-öelda rannija, ehk nad siis jooksutavad Hyundai nii-öelda tehase meeskonna siis Rally 2 autosid. See tuli koos selle, kui Ott läks Hyundaisse sõitma ja kas see läheb nüüd koos Otiga ka minema see diil, ma ei tea. Nii palju ma vahepeal kuskilt lugesin mingisuguseid spekulatsioone, et kas Redgrade võiks hakata nüüd siis Toyota Rally 2 programmi arendama, siis Latvale selle peale ütles, et kindlasti mitte, et praegu tegeleb sellega ikkagi Soome pool.
aga mis saab Red-Space, ma seda hetkel tõesti ei oska öelda, et ma midagi nägin, et mingid Hyundai'd on küll mülki pandud, mis neil on, aga ei oska üldse praegu spekuleerida, mis edasi saab, et ega ka Hyundai poole pealt niimoodi järsku nagu hakata vahetama meeskonda, kes nende WRC2 programmi rannib, et ei ole nagu lihtne, et võib-olla oleks loogiline ikkagi jätkata praegu Red-Space'iga. Noh, minu loogika vähemalt seda ütleks. Jaa. Rallimaailmas siis igas tiimis on ikkagi üks tippsõitja olemas nüüd, see on fakt. Toyotas on meil Kalle Rovampera, Hyundai's Thierry Neuville ja Fordis Ott Tänak. Selles mõttes sai või ei saanud Jari-Mati halb unenägu tõeks, et Jari kartis, et kaks tugevat tiimi pannakse tema tiimi ja kaks tugevat sõitjat pannakse tema tiimi ja see ei ole rallimaailmale hea. Aga kas me nüüd siis pääsime rallimaailma? Või kas siis M-Sport päästis rallimaailma? Kindlasti. Ma võib-olla olin isegi veits nagu mures, et jube lahe oleks olnud, et kui Ott ütles, et ta lahkub Hyundai's, noh, ütleme, esmane kohe idee oli see, et okei, Toyota. Aga kui ma arvan, et me rääkisime ka sellest veel siin Jaapani ralli ajal, et see tundub kuidagi lahe idee. Urmo Aavaga rääkisime minust, et Toyotasse minna ja kindlasti sellest võidaks Ott Tänak ja sellest võidaks Toyota ja sellest võidaks Eesti rallifänn. Aga sellest kaotaks kogu nagu rallimaailm. Et see sari nagu tõenäoliselt muutuks ühtlasti igavaks, aga praegused nii-öelda sündmused, mis siis toimunud on, igasse meeskond on jäänud tippsõitja. Ma arvan, et viimati niivõrd huvitav hooaeg, ma ei kujuta ette, võis äkki olla 2017-18 selline olukord oli äkki või 18-19, et kus oli olemas M-Spordil või siis Citroenil ja Toyotal ja Hyundai'l kõigil sõitjad olemas. Et see tõesti võib nagu teha ühe sellise mega ägeda rallihooaja ja kaks hooaega isegi, et mis siin oleneb kaua nüüd Ott seal siis püsib. Aga me ei tea veel faktiliselt, kes on Ott Tänaku tiimikaaslased M-Spordis. Kui kindlad me võime selles olla, et üks neist on Gus Greensmith? Ma arvan, et selles võib olla üpriski kindel, aga ma vist millalgi tükk aega tagasi juba saatsin ka sulle ühe sellise nagu mõtte, et kui Latvala ütles, et üks Toyota on võimalik rentida, et kes selle võtab, et tõenäoliselt keegi selle võimaluse ära kasutab. Ma sain aru Lube jutust, et temas ei ole. Nii et Lube tõenäoliselt on olemas M-Spordis meeskonnakaaslasena. Ma arvan, et seda võiks kasutada ära Greensmith, kes tõenäoliselt on veits nii-öelda kuriga M-Spordi peale, et iga ralli tal on mingid jamad selle autoga olnud. Ise on seal ära pahmerdanud, et võib-olla kasutada seda võimalust ja rentida Toyota. See võimalus on olemas kindlasti, aga kui nüüd 100% kindlalt, et kes hakkab seal kõrval olema, siis ma arvan, et Lube on kindlasti see, kes seal on. Aga eelmine nädal ma lugesin Formeau, et ega tema ei tea, mis ta saab enne, kui Ott Tänak otsustab, et Formeau tundub kindlasti kahtlane praegu. Et kas tal üldse on kohta olemas ja kui on, siis kas ralli 1 autoga või ralli 2 autoga. Aga jah, Lube võiks seal olla, Greensmith, kui ta ei saa Toyota diili, siis kindlasti sõitmist ta ei jäta, nii et siis ta on ka olemas M-Spordis ilmselt. Ja teistes tiimides Hyundai's on üsna paigas, seal on Esa-Pekka Lappi, Tanis Ordo, Greg Priin, Toyotas Ogier, Katsuta, Evans ja täishooja teevad neist siis vaid Evans, Rovampera, Katsuta ja Neuville. Kes teevad Hyundai's täishooja? Neuville ja kes see teine meil on nüüd? Priin toodi. Priin, aga Priin sõidab siis koos Sordoga pooleks hooaega. Siis on Lappi. Õigus, Lappi muidugi. Et tegelikult päris huvitav kooslus, et Lappi on alati Toyotaga saanud hästi hakkama. Citroeniga ei saanud hakkama, M-Spordiga ei saanud hakkama. Tegelikult saab olema päris huvitav, et kuidas temal see hooaeg Hyundai's minema hakkab. Ma arvaksin või eeldaksin, et me ei näe midagi sellist, mida me nägime see aeg, kus Lappi tegelikult oli alati selline poodiumi küsija, vähemalt tempo poolest olemas või seal eesatsas. Ma arvan, et see ei saa sedamoodi olema ja ta pigem saab olema selline ideaalne teine sõita, et seal kuskil top 5 tulemas. Et noh,
ma arvan, et Lappi puhul see oli puhas finantsiline otsus ka tegelikult. Okei, pakuti täis hooaega ja raha ka korralikult, et miks mitte vastu võtta, teha ka seal võib-olla Lappi puhul, et lõpetada oma karjääri seal Hyundai'stis. Aga hooaeg algab juba 19. jaanuar, see on ju kohe-kohe ja kalender on meil samuti väljas, Rally Estonia, pange endale kirja suurelt rasvaselt 20. juuli kuni 23. juuli. Roland, sina ka? Lähme teeme jälle pulli. Loodetavasti. Ma olen Otepääl juba olemas, nii et jää sinna. Ma siin teen salareket. Salareket. Ja uus huvitav täiendus on rallikavas ju 26 kuni 29 toimuv Kesk-Euroopa ralli, mis toimub nii Austrias, Tšehhis kui ka Saksamaal. Kuuldavasti see baas sinna Saksamaa kanti ikkagi jääb, aga Austria on ju täiesti uued tuuled WRC maailmas. Ja see tegelikult tundub ülimalt hea lahendus, sellepärast, et kui paljud riigid tahavad WRC etappi saada, on ju. Et mingil hetkel tuleb see piir ette ja ma üldse ei näeks ka probleemi selles, et kui, ma ei tea, Rally Estonia ühel hetkel peaks tegema mõne katse seal kuskil Aluksna kandis, et Läti lisada juurde, ma ei näe, et see probleem oleks, et see võib-olla olekski hea lahendus just, et saaksid erinevad riigid reklaami läbi WRC. Nii et see 3 riiki lisada ühte rallisse, see tundub kuidagi ideaalne lahendus, tegelikult saab päris põnev olema, et Baltikumi ralli. Ma ei tea. Jah, just, et tegelikult ka, ma ei tea, Rootsi ja Norra. Mingi katse lõpeb ju Norras. Norras, on ju. Et see kõik on nagu tegelikult, mina vähemalt arvan, et see on nagu väga, väga lahe ja tulevik kindlasti peaks sinna minema. Et praegu on ju, tahtida rohkem kui kohti. Jaa, huvitav on veel see, et millest me ei rääkinud M-spordi puhul, et millised need testimisreeglid saavad sel aastal olema. Kuuldavasti on plaanis seal natukene testimist piirata. Ja piirata isegi niimoodi minu meelest, kui ma õigesti aru sain, et iga sõitja saab maksimumpäeva vist või isegi vähem kohati. Et päris huvitav. Ja M-sport kindlasti plaksutab käsi sellele. No muidugi, peabki plaksutama. Ega neil ei olegi rohkem finantsilisi võimekusi teha testi. Nii et mis võib tähendada, et see toob nii-öelda meeskonnad jälle võrdsemasse tasemesse kokku, et kui palju jõuab praegu M-sport tööd Ott Tänakuga enne hooaega ära teha, ma usun, et kõvasti ja ma usun, et väga kiiresti tehakse seda tööd, et Ott on kindlasti kogu selle sarja kõige parem autoarendaja. Aga et nii-öelda nad jääksid püsima, siis see reegel kindlasti aitab kaasa M-spordile. Nii et selles mõttes meie poolt vaadates nüüd väga tervitatav ja positiivne reegel on. Ja veel kord alguses tagasi tulles väga tervitatav uudis kogu rallimaailmale täna ja ka meie podcastile, et mis siin salata, olime isegi siin ootel, et mis meist saab, et kas me hakkame nii tihedalt rallipodcaste edasi kütma, kui Ott ei peaks sõitma, aga ma arvan, et nüüd vist ei ole enam küsimust. Gunnar, ma arvan, et nagu ma juba ütlesin, tuleb üle hooaegade kõige põnevam aasta rallifännile jälgida, sest nagu me rääkisime, igas meeskonnas tippsõitja olemas, Ott Tänak M-spordis, ilmselt ei oska keegi midagi oodata. Ilmselgelt me oleme arvanud, et M-sport ei ole parim, on ju. Nii et ma ei kujuta ette, see saab olema ikka väga lahe, nii et kõik pange juba Montex valmis ja meie kindlasti kajastame kõike seda, mis tulema hakkab. Aga aitäh, Roland, et torutossid, aitäh kuulamast, kena päeva jätku. Ja, tänud sulle ka ja varsti kohtume. Varsti näeme. 6. käigu tõi sinuni Unibet, mängijatelt mängijatele. Podcasti 6. käik tõi teieni Autoline Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank.